Tänases videos me lähme testima Eesti halvimat kui ka populaarseimat juuksurisalongi. Lasengi lihtsalt ühe poole teha või? Ja kõik mu lainelised juuksed lõigati maha ning aeti nulli. Oot, sul on kahe erineva juuksuri poolt lõigatud. Kui halb positsioon võis olla. Aga enne kui me videosse lähme, siis kindlasti pane sellele videole like, sest... Mis peaks juhtuma, et sa tuleksid meiega talisuplema sellel aastal? Talisuplema? Ma ei karda, ma vihkan küll. Ma ei kannata. Okei, teeme siis 10 000 laiki sellel videole ja ma tulen. Seega teeme sellele videole 10 000 laiki täis, et näha, kuidas Andrei vees piirleb. Aga lähme nüüd video juurde. Ma lasin sama pildi järgi lõigata halvimal juuksuril ühe poole ning populaarsemal juuksuril teise poole, et näha, kas on üldse vahet, kes juukseid lõikab. Ja samuti, et testida Andrei Sevakini uut juuksurisalongi ja näha, kas on päriselt nii hea, kui ta räägib. Nii, meie selja taga on siis see juuksur, mis me nägime, et Tallinnas on kõige väiksemate arvustustega, nii et loeme ette mõned arvustused. Mis on hästi naljakas on see, et siin on 3,7 tärni ja väga palju on ka tegelikult 5 tärni arvustusi, aga väga palju ka 1 tärni arvustusi. Ma loodan, et ma saan selle, kes 5 tärniseid juuksurilõikuseid teeb. Pildi põhjal ei osatud lõigata ja kõik mu lainelised juuksed lõigati maha ning aeti nulli. Juuksed on reaalselt meeste meik. Ma võin olla nagu väga kole ja täitsa kena, olenevalt siis soengust. Aga meie strateegia ongi näidata mõlemale juuksurile täpselt sama pilti, et väga hästi panna võrdlusesse, et kumb paremini lõikab. Järgmine arvustus. The speed of work is 5, but the quality of work is just 0. Aga mis me end ikka hirmutame? Nagu vanasõna ütleb, don't charge the book by its cover. Seega lähme testime selle juuksurisalongi ise järgi. Vähemalt me sain teada, et see üks juuksur ei oska sükest soengut teha, seega me saame kellegi, kes oskab. Vot siin momendis ma enam ei teadnud, kas karta, sest esimene juuksur ütles, et ta ei oska mulletit lõigata või hoopis tunda rahu, sest see teine väidetavalt oskab. Selline. Kas võtame natuke siin või kõik? Ma lihtsalt näiteks teile pilti ja usaldaks teid. Ja mul on tegelikult siuke asi ka, et kas te saaksid ainult mu pool pead teha. Ehk siis teist pead mitte puutuda. Ehk siis ma tahaks, et oleks ainult üks pool tehtud peast. Üks pool. Aga seda mitte puutuda. Ehk siis nagu pool pead. Aga võtame natuke siin. Ei, siit üldse mitte. Okay. Nüüd hakkaski asi pihta. Alguses tundus kõik nagu tavaline juuksuri kogemus. Juuksed tehti märjaks, kammiti sirgeks ja siis vaatasin peeglisse ja mõtlesin, et vau, ma näen päris kole välja. Aga selles mõttes see on keskmine faas pea iga mu juuksuri kogemuse juures. Lihtsalt siinkohal loodame, et nagu iga normaalse juuksuri juures on pärast päriselt ka hea tulemus. Aitäh! Palun! Ja palju ma teil valgin? 28. No nii, juuksed on tehtud. Ma arvan, kõike ma teile kohe ei näita. Kõigepealt käime ära Sevakini juuksuris. Nii, nüüd me läheme hetkel Eesti kõige populaarsemasse juuksurisalongi, ehk siis äsja avatud Sevakini ja Kelly Garita salongi. Aga loeme ette ka mõned arvustused. Vaat siin 0 arvustust. See on sellepärast, et tegelikult täna, 1. detsembril, ongi selle salongi aamispäev. Seega me oleme ühed esimestest klientidest. Esimene vaade sellesse, milline Andrei Sevakini ja Kelly Garita üles haibitud salong tegelikult on. Kas see on worth the hype või on reklaamil trikk? Esimesena läheb siis Maia naiste juuksurisse. Ja siis... No, ma oleks muidu saanud ka ju teha. Filmis on kurat. Valmis või? Kohe. Ning esimesena saan juukselõikuse mina ning ma siis testin, et milline on see kogemus saada ühte ilusat naiste juukselõikust. Ja siis laseme mul teha ära teise poole, et siis näha, kas on reaalselt vahet, kas sa käid Eesti ühes kehvemini hinnatud juuksuris või siis populaarsemas. No nii, lämme. Äge oli see, et Andrei tuli meid ukse peale tervitama. Aga mitte üldse äge ei olnud see, kui awkward ma olin. Nii. Vaadake seda, tüüp tervitab mind. Mu aju läks täiesti tühjaks, nüüd ma lihtsalt hakkasin Mihkliga mingi suvalisel teemal jutustama. Nii. Noh, tšau. Kolleegid või? Kolleegid, jah. Enam-vähem. Kolleegid.
igatahes nagu sa näed, siis Mihkel on väga huvitav soeng. väga huvitav soeng, päris mõnda aega on. Seda ka. Minu kest on see, et ta on mulletit või low taper fade'i. Meil tegelikult on üks pilt, aga me teeme videod, kus me testime kõige Eesti kõige halvemat ja siis populaarsemat salongi. Ja see on nagu Eesti kõige halvema justkui juuksuri. Kõige halvem salongi. See on populaarse. Aga see pool siin on siis tehtud kõige nagu ma just tulin jah, Lasnamäelt. Eks siis jah, see on juba tehtud. Juuksur Express. 3,5 tärni igatahes. See on välja kasvanud. Siin ei ole mitte midagi, mis Eesti, see on nagu mina teeks. Nojah. Eks me näe. Eks me varsti näe. aga enne kui Mihklile teine pool lõigatakse, sain mina endale soengu. Ma just sain teada, et ma teen kõiki neid halbu asju, mida tegelikult ei tohiks juustega teha. Et sain juba natuke pragada. Aga nali naljaks. Tegelikult Maris andiski mulle väga palju nippe ja soovitusi, kuidas paremini oma juustest hoolitseda. Ning samal ajal tõi meile Andrei mõnusat joogipoolist. Aga mis on? Ma kasutan siidis padjapüüri. Väga tubli, see on väga suur pluss, jah. Ma teen sulle ikka Austri ka, noh. Super, aitäh. Ma pole kunagi juukselõikust saades Austrit söönud. Cheers. Mega hea ju. Kes siin kõik hakkavad Austreid saama? Kõik Austreid, ma ei tea, no see on pigem esimese, kallis lõbu on see, kurat. 5 euri, palju see on, 7 euri tükk. Palju sul on neid all? Praegu mingi 30 äkki või? Mul on nii tore, et saab lõpuks nagu enda kõrgustel silmast silmu vaadata. Jah, siis panid mingid asjad alla ka, mul on ka kontsad all, vaata, noh. Kuradi, mis need on, saapad, noh. Peaks ka investeerima see annab ka mõnus 10 senti juurde, vaata. Kuidas on emotsioonid siin alustamisega? Kuule, ma arvan, väga äge on. Esimene päev, kõik on full house ja siin toimetamist jooksmist on küll ja siis nagu saab nagu, noh, peas juuksed saab tööd teha, see on kõige tähtsam, et neil tööd oleks. Et ma arvan, Essa päeva puhul väga lahe, väga äge. Sa lõid nii-öelda kurtanitas ikka natuke lühemaks, on ju? Kindlasti. Aga nii, et läheks kõrva taha või pigem mitte? Ei pea minema. Juuksur Maris uuris väga täpselt, millist soengut ma soovin, kuidas ma tahan, et juuksed istuksid. Samuti oli temaga väga lõbus rääkida tema tööst, minu tööst ja üleüldiselt erinevatest eluteemadest. Ühesõnaga sellist piinlikku vaikust meil ei olnud ja tunne kliendina oli väga-väga mõnus ja hoitud. Ning lõpptulemus oli täpselt see, mida ma tahtsin. Seega mina jäin tulemusega väga rahule. Aga liigume nüüd edasi Mihkli soengu juurde, et näha, kas on tegelikult vahet, millise juuksuri juures sa käid. Lasedki lihtsalt ühe poole teha või? Jah. Teengi ühe poole või? Nii, täna hommikul ma lasin ühe poole teha Eesti siis ühe halvima hinnanguga juuksuri juures. Ja nüüd sul on väljakutse teha siis teine pool. Ja see on siis see pilt, mille järgi ma küsin nii-öelda soengut. Täpselt kõik meeldib, mis siin on samamoodi. Keemilist lokki küll mitte, aga ja siis sinu teha on vaadata, et kuidas võimalikult ilus jääks. Et ma täielikult usaldan sind. Kannad ette muidu või? Jah. See pool ajab mind natuke sassi praegu, ma ei tohi seda vaadata. Vaata ainult seda, jah. Nüüd tuleb tõehetk, kas see populaarne juuksur on siis päriselt parem kui tavaline. Kas sul on närv ka sees? Käsi väriseb. Ei, tegelikult päris okei. Toolile istudes juba tundsin end palju paremini kui Juuksur Expressis. Kuigi mõlemad juuksurid olid toredad inimesed, siis ZJ's oli juba kuidagi terve see salongi õhkkond mõnusam. Ma lihtsalt paneks sulle normilt nagu tekstuuri siia sisse, et su juuksed ei vajuks kohe niimoodi nagu lössi, vaata. See oleks super, jah. Samuti mulle väga meeldis, kuidas Gretel rääkis, mis plaan tal on ning kuidas see mind lõpuks kenamaks teeb. Aga mulle isiklikult ei meeldi väga teha tukki, mis on siuksed ümmargused lihtsalt tukad. Vaata, mulle meeldib natuke teha neid veesse siis nagu ettepoole, et ta natuke annab siia kuju ja siis ta annab siit selle ilusa silueti, vaata. Kui sa praegu vaatad, see teeb su nägu palju nagu ümmargusemaks ja see annab natukene nurklikkust juurde ja toob nagu näojooned välja, vaata. Juuksuri juures mu lemmikosa on peapesu ning massaaž. Seega siin oli populaarsem juuksur jälle tõesti halvima hinnanguga juuksurist kõvasti ees. Aga enne, kui me lähme edasi lõikust tegema, siis ma valan endale natukene šampanjat. Aga kuigi kogemus ZJ's oli võrreldes Juuksur Expressiga ikka kõvasti tase eespool,
siis see ei ütle tegelikult veel midagi juuksuri hindamise juures kõige tähtsama aspekti kohta. Kas päriselt ka soeng on hea? No nii, varsti nüüd on tõehetk, juuksed hakkavad kuivaks saama, vaha on sees ja kohe me näeme siis, et kas tõesti on vahet, millises juuksuris sa käid. Ja veel ei ole valmis, siin on veel päris palju kuivanaga teha. Kõik lõpetavad vaata siin ära, sellepärast see ongi nagu iga ühel näeb välja. Aga et see kuivalt just nagu sisse-tagasi minek ja nagu täpsustamine on hästi oluline minu meelest. Nüüd on kohe näha, kui ma siit isegi lükkan. See on juba natuke stiliseerib rohkem. Aga vaata see pool, kui ma seda teen, no ta ei tee midagi. Mihkel, kas sa ei tahaks nagu teist poolt lasta ka äkki siin lõigata uuesti? No see, kas ma tahan teise poole ka lõigata, oleneb siis lõpptulemusest. Kõigepealt vaatame lõpptulemust, on ju? Oi, aitäh! Voilà! Jälle kerge mõista. Suhtes ma olen paks või? Aga enne kui me võrdleme nüüd nende kahe juuksuri tööd, siis väike teadanne. Meie Cousip merch on laste suuruses saadaval cousip.ee lehel. Seega tuleb ka sükest ägedat merchi, siis cousip.ee leht. Aga davai, kas on reaalne vahe nendel kahel juuksuril? Juuksur vaatab, et mis mu reaktsioonid on? Oi, ligistan. Nüüd Zeje pool siit eest minu meelest on küll suur vahe, sest et siit on kuidagi siuke empty. Ta on siuke veits lamp, aga siit on nagu eestpoolt on palju mõnusamalt kuju. Külje pealt, no üks on ikka palju flatim. Siit on lihtsalt juuksed nagu on, siin on nagu rohkem siuke rockstar vibe. Aga Sebakin, mis sa arvad? See nagu lihtsalt nagu on, siin on nagu tehtud ikka. Aga ilus, naisele meeldib. Meeldib, noogutab. Mulle meeldib tema oma ka. Tal on tõesti väga ilusad. Aga kuna Andrei teab, kumb on tema salongi poolt tehtud, siis tema arvamust me usaldada ei saa. Seega lähme küsime Robini käest, kellel pole õrna aimugi, mis siin üldse toimub. Ja seega laseme tal mõlemat poolt hinnata 1-10, et saada täielikult mitte kallutatud hinnang minu juuksele. Aga kuna Robin oli veel juuksuritoolis, siis Maia kasutas kiiresti võimalust, et Andreid meiega talisuplema kutsuda. Mis peaks juhtuma, et sa tuleksid meiega talisuplema sellel aastal? Talisuplema? Ma lihtsalt ütlen seda, ma vihkan külma vett ja talisupplemist. Ja ma käisin Soomes viimati talisuplemas. Mõnest Robiniga koos. Robin, me käisime talisupplemas, jäime haigeks kõik. Ja tõsõnaga Soomes Lapimaal käisime, vaata. Ja siis ühe korra käisime, hüppasime sisse sauna ja lihtsalt kohe haigeks. Nii et ma ei tea, millega sa mind ära räägid. Okei, teeme siis 10 000 laiki sellel videole ja ma tulen. Teate, 10 000 laiki ja Andrei tuleb. Taiboh, kui see täis tuleb. Taiboh. Oh my god, ma ei taha ka. Ei no, paljud kardavad külma, aga no mina hästi kardan ka külma, aga ma olen 7 tüüpi teinud. Ma ei karda, ma vihkan külm. Ma ei kannata. Ja isegi ma olen Jõgevalt pärit, vaata. Ma olen külma pealinnast pärit, vaata. Ikka ma vihkan külma, ma ei suuda, vaata. Okei, aga teate, 10 000 laiki ja siis peab tulema. Aga nüüd oli aeg Robin kinni püüda, et saada täiesti aus ja erapooletu arvamus kummagi juuksuri tööst. Valmis on? Ja, ma olen valmis. Testa. Nii, mul on kahe erineva juuksuri poolt tehtud üks pool ja teine pool. Oot. Sul on kahe erineva juuksuri poolt lõigatud? Üks on Tallinna kõige halvemini reititud juuksur ja teine on siis siit. Ei, ma saan aru nagu, et nagu selles mõttes, et see pool on see lühem see pool või? Ma näitasin neile mõlemale samad pilti ja ei öelnud rohkem instruktsioone. Ma ei saa mitte midagi tegelikult aru. Oota, siin on nagu ilus, vaata ümber kõrva tuleb kuidagi. Siin on nagu kuidagi... See on päris suur pinge. Okei. Täiesti perses, kui halb positsioon kus olla. Okei, ma tean otsus ära. See pool on parem. See pool on Andrei ja Kelly stuudio poolt lõigatud. See pool on Tallinna kõige halvema juuksuri poolt lõigatud. On? Vastupidi või? Vaata, kus on viimistletud. Ei, ma vaatasingi, aga ma ei leidnud seda õiget nagu. Ma ei saanud aru. Vaata, siin pool jookseb vaata ilusti nagu näed kohe nagu ümber kõrva ilusti tulnud, vaata. Siin pool on nagu mingisugune vahe vahel kohe. Kuidas see parem on siis? Ma ei tea, võib-olla sobib talle paremini. See halvem variant. Okei. Tundub välja, et see salong on porno.
Eks on päris palju juukseid ka, et raske on aru saada. Ja ma mõtlengi, et sa tegelikult arvatavasti liiga palju ei taju sellest maailmast. Ei taju. Aga ühesõnaga, davai, lähme siis vaatame. Nii. Kotikest ka. Kinkekotid ka teile. Siin on iga staffi sees. Kõige tähtsam. Kasutate. Sorry, teil on suht ikkagi keep-friendly channel muidugi. Aga ühesõnaga. Aitäh. Ja ühesõnaga, siin on mingid testid ja asjad saate kasutada ka. Väga vahva, aitäh.